tere hääd seiklejad, teate ju küll, mingil hetkel tuleb talv, siis läheb külmaks ja seejärel kaanetavad veekogud kinni. Ja siis lähevad need inimesed, need aktiivsed inimesed, kellel on uisud kodus olemas, jää peale liuglema. Aga need, kellel uiske pole, neil jääb üle siis sotsiaalmeediast või mujalt internetist vaadata neid imeilusaid uisutamise videosid ja mõelda, et tahaks ise ka. Ja mina, kusjuures olen üks selle teise grupi inimesi. Minul oli viimati uisutalv, ma arvan, et lõdvalt 20 aastat tagasi. Ja istun siin järve ääres ja mõtlesin, et prooviks siis ise ka järgi. Ja kui raske see ikka olla saab. Maailma ausus huvides olgu öeldud, et kuna ma ei ole 20 aastat uiskudega sõitnud, ei hakanud ma ka seda esimest katsetust tegema kuskil üksiku Rabajärve peal, vaid tulin Nelijärvele, siia hotelli kõrvale järvele, kus on lahti lükatud uhke uisuala. Ja kuna ma sõitnud pole, siis ega polegi muud, kui proovin need endale jalga siduda ja vaatan, missugune harjutus see uisutamine siis on. Tegelikult on selline lugu, et sa ei peagi minema spetsiaalselt endale ostma erinevaid uhkeid uiskusid ja uisusaapaid ja kõiki selliseid asju, vaid kaubandusest on saada ka selliseid uiskusid, mille nimi on matkauisud ja selle eripära on see, et sa saad need endale köita lihtsalt matkasaapa külge. Võtad pagasnikust või siis seljakotist, kui need sul parasjagu kaasas on ja paned need jää tekkimisel või järve tekkimisel endale jala külge ja tuiskad tegudele. Kui need on mõeldud matkasaapaga kasutamiseks ja selliseks rahulikumaks jääbel liikumiseks, siis tegelikult on olemas ka selliseid uhkemaid matkauiskusid, mis käivad suusasaabaste külge ja need võimaldavad jääbel liikuda palju kiiremini. Aga selleks sul peavad suusasaapad olemas olema. Kui sa oled aga selline minusugune inimene, kellel on olemas hulk matkasaapaid ja uisutajaks saada ei taha, siis ma usun, et see on tegelikult üks väga mõnus lahendus. Mida veel tähele panna, on see, et kui sa lähed uisutama, siis on sul kindlasti vaja panna ja võtta endaga kaasa selline naasklite komplekt ja see siis aitab selle vastu, et kui sa peaksid läbi kukkuma, saad siit lahti rebida sellise terava otsikuga naelakese ja sellega saad siis jääaugust välja ronida või see aitab sul välja ronida oluliselt hõlpsamini kui oma enda pisikeste küüntega proovida jääst haarata. Ja selle kasutamine on selles mõttes lihtne, et see tuleb endale panna lihtsalt niimoodi kaela ja kui toimub läbikukkumine, võtad haarad siit kinni ja vead ennast jääaugust välja. Tark uisutaja esiteks ei lähe üldse üksinda kuskile Rabajärve peale või kaugesse karjääri uisutama, sest õnnetusi võib juhtuda ja hea on ju ikka, kui on kaaslane kaasas, kes sind hädakorral välja aitab. Ja seega on mõistlik igasse seltskonda võtta kaasa üks selline viskeliin, mida saab siis hädas olevale sõbrale jääauku visata ja tema siis siin peituva nööri abil kaldale tõmmata. Hää inimene on selle konkreetse komplekti külge pannud ühe sellise nöörikese või sellise kummilahenduse, mis siis võimaldab selle endale mugavalt selga panna, nii et ka see on sul kogu aeg käepärast olemas. Kui ma hakkasin inimestele uisutamise mõttest rääkima, siis nad lugesid mulle sõnad peale ja ütlesid, et kindla peale võtta kaasa need jäänaaslid. Ja teine asi, mis nad ütlesid, oli see, et kindla peale võtta kaasa üks veekindel kott, sest see võib olla elupäästja. Ja selle mõte on see, et siia sisse saad panna veekindlalt ja kuivana hoidvalt oma kõik tagavarariided, et juhuslikult, kui sa kukud läbi selle jääjuraka, siis saavad su riided märjaks ja kujuta nüüd ette, et oled kaugel karjääri peal või kaugel kuskil Rabajärves ja su autoni on kilomeetrid ja kilomeetrid minna. Lisaks sellele, kui sa oled endale unustanud taskusse ka autovõtme, siis ei aita sind ka autoni jõudmine.